Hei! Meie tänane teema on lahuste protsendilise koostise arvutused. Siinkohal tuleb sulle kasuks 8. klassis õpitud tihedusega ja massiprotsendiga seotud arvutusülesanded, kuid kuna need võivad olla aja jooksul natukene ununenud, kordame tähtsama enne ülesannete juurde asumist ka üle. Kõigepealt tuletame meelde, mis asi oli lahus. Lahus koosneb lahustist ja lahustunud ainest. Ja kui me vaatame seda sama lauset skeemi kujul, siis kõigepealt on meil olemas lahusti. Selleks võib olla näiteks vesi, etanool või bensiin ja me lisame sinna lahustunud aine, näiteks soola või suhkru. Seejärel segame lahusti ja lahustunud aine ühtlaseks ning selle tulemusel saame me terviku ehk siis lahuse. Lahuse massiprotsent näitab lahustunud aine massi osakaalu kogu lahuse massi suhtes. Massiprotsenti tähistatakse tavapäraselt väikese p-ga ja massiprotsendi leidmiseks tuleb aine mass jagada kogu lahuse massiga ning seejärel korrutada 100%-ga. Lahuse massiprotsenti on aga võimalik leida ka seosest, kus siis tervikule ehk siis 100% vastab kogu lahuse mass ja massiprotsendile vastab ainemass. Siinkohal on oluline ka silmas pidada, et lahus koosneb ainest ja lahustist. Seega lahuse mass on ainemassi ja lahusti massi summa. Tihedus on samuti sulle juba tuttav füüsikaline suurus, mis väljendab ühikulise ruumalaga ainekoguse massi. Tiheduse valem on ρ võrdub m jagatud v-ga. Ρ tähistab tihedust, mille ühik on tavapäraselt grammi kuupsentimeetri kohta. Väikene m tähistab massi, mille ühikuks on näiteks gramm ning suur V tähistab ruumala, mis võib olla väljendatud näiteks kuupsentimeetrites. Palun jäta meelde, et puhta vee tihedus on kindel suurus, mille väärtus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Selles osas muutub sinu jaoks oluliseks teisendamine ning seda nii massi, ruumala kui ka tiheduse korral. Ja vaatamegi need kõigepealt koos üle. Massi teisendamise puhul peaksid sa kõigepealt teadma, et 1 kilogrammis on 1000 grammi ning 1 grammile vastab 1000 milligrammi. Ruumala teisendamise juures on oluline meeles pidada, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit. Siinkohal jäta palun meelde, et 1 detsimeetrile vastab 10 sentimeetrit. Kui sul nüüd need mõlemad ühikud on kuubis, siis ka 10 läheb kuupi, ehk siis sealt tulenebki 1000-kordne erinevus kuupdetsimeetri ja kuupsentimeetri vahel. Veel jäta meelde, et 1 kuupmeetris on 1000 kuupdetsimeetrit ning liiter ja kuupdetsimeeter on samaväärsed ühikud, nagu ka milliliiter ja kuupsentimeeter. Tiheduse teisenduse juures on mul sulle üks pisikene soovitus. Kui sa saad ülesannet lahendada ilma tihedust teisendamata, on see päris mõistlik tegevus. Vaatame siiski koos üle süsteemi, kuidas tihedust teisendada. Ning kui sul kõigepealt on tiheduse ühikuks grammi kuupsentimeetri kohta ning see on vaja teisendada kilogrammi kuupdetsimeetri kohta, siis sina tead seda, et 1 kilogrammis on 1000 grammi. Järelikult 1 grammile vastab tuhandik ehk 0,001 kilogrammi. Veel tead sa seda, et 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit. Järelikult 1 kuupsentimeetrile vastab tuhandik ehk 0,001 kuupdetsimeetrit. Sa näed seda, et 0,001 jagades 0,001-ga saad sa need arvud välja taandada ning sul jääb vastuseks 1. Seega saadki sa öelda, et grammi kuupsentimeetri kohta on sama, mis kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Proovime aga ühe teisenduse veel teha. Nüüd tuleb sul teisendada kilogrammi kuupdetsimeetri kohta ühikusse kilogrammi kuupmeetri kohta. Sa tead seda,
et kilogramm ja kilogramm on täpselt sama, ehk siis murrujoone peale saame me kirjutada 1. Veel tead sa seda, et 1 kuupmeetris on 1000 kuupdetsimeetrit. Järelikult 1 kuupdetsimeetrile vastab tuhandik ehk 0,001 kuupmeetrit. Seejärel tuleb sul 1 jagada 0,001-ga ja vastuseks saad sa 1000, ehk siis sa saadki teada, et 1 kilogrammis kuupdetsimeetri kohta on 1000 kilogrammi kuupmeetri kohta. Enne, kui saame edasi minna arvutusülesannete juurde, vaatame aga üle teisendamise. Ja kõigepealt peame me teisendama massiühikuid. Sa näed seda, et 15 kilogrammi tuleb teisendada grammideks ning sina tead, et 1 kilogrammile vastab 1000 grammi ja meie peame leidma, mitu grammi vastab praegu 15 kilogrammile. Kui teisendamine tundub sulle alguses pigem natukene keeruline, siis soovitan sul kõigepealt välja kirjutada seose, kus sa siis paned kirja, kuidas need ühikud tavapäraselt suhtuvad ja järgmisele reale kirjutad juhtumi, millega sa pead tegelema. Siinkohal näed sa seda, et grammide arvutamise jaoks tuleb omavahel korrutada arvud, mis risti on olemas ja jagada siis selle arvuga, mis jääb x-ile risti. Ehk siis selle jaoks, et leida siit mitu grammi vastab 15 kilogrammile, peame me tegema tehte, kus me 15 kilogrammi korrutame 1000 grammiga ja jagame selle 1 kilogrammiga. Sa näed seda, et kilogrammid taanduvad välja ja sa saad vastuseks 15 000 grammi. Seega saadki sa öelda, et 15 kilogrammile vastab 15 000 grammi. Edasi tuleb meil teisendada 7500 grammi kilogrammideks. Taaskord tead sina seda, et 1 kilogrammile vastab 1000 grammi ja meie peame nüüd leidma, mitu kilogrammi on sama, mis 7500 grammi. Ja selle jaoks teeme me tehte, kus me 1 kilogrammi korrutame 7500 grammiga ning jagame 1000 grammiga ja me saame vastuseks 7,5 kilogrammi. Edasi tuleb meil teisendada 4,3 grammi milligrammideks. Me teame seda, et 1 grammile vastab 1000 milligrammi ning meie peame leidma, mitu milligrammi on sama, mis 4,3 grammi. Ehk siis selle jaoks teeme me tehte, kus me 4,3 grammi korrutame 1000 milligrammiga ning jagame 1 grammiga ja me saamegi teada, et see on 4300 milligrammi. Edasi tegeleme me juba ruumala teisendamisega ja kõigepealt tuleb teisendada 84 kuupdetsimeetrit kuupsentimeetriteks. Sina tead seda, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit, aga meie peame leidma, mitu kuupsentimeetrit vastab 84 kuupdetsimeetrile. Seega teeme me tehte, kus me 84 kuupdetsimeetrit korrutame 1000 kuupsentimeetriga ning jagame 1 kuupdetsimeetriga ja me saamegi teada, et see on 84 000 kuupsentimeetrit. Nüüd tuleb meil teisendada 125 kuupsentimeetrit kuupdetsimeetriteks. Taaskord saame me kõigepealt kirja panna, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit ja meie peame leidma, mitu kuupdetsimeetrit on sama, mis 125 kuupsentimeetrit. Ja selle jaoks teeme me tehte, kus me korrutame 1 kuupdetsimeetri 125 kuupsentimeetriga ja jagame 1000 kuupsentimeetriga ning me saame vastuseks 0,125 kuupdetsimeetrit. Eelviimases teisenduses tuleb leida,
mitu liitrit vastab 2,5 kuupdetsimeetrile. Siinkohal jäta palun meelde, et kuupdetsimeeter ja liiter on samaväärsed ühikud. Seega 2,5 kuupdetsimeetrit on sama, mis 2,5 liitrit. Ja olemegi jõudnud viimase teisenduse juurde, kus meil tuleb siis teisendada tihedust. Ja alguses on meil tiheduse ühikuks grammi kuupsentimeetri kohta ning meie peame selle teisendama ühikusse kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Sina tead kõigepealt seda, et ühes kilogrammis on 1000 grammi. Järelikult ühes grammis on 1000 kilogrammi ehk siis 0,001 kilogrammi. Ühes kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit. Järelikult ühele kuupsentimeetrile vastab 1000 ehk 0,001 kuupdetsimeetrit. Nüüd näed sa seda, et murrujoone lugejas ja nimetajas on samad arvud. Ehk siis me saame need taandada ja siit saame me edasi öelda, et grammi kuupsentimeetri kohta on sama, mis kilogrammi kuupdetsimeetri kohta. Seega, kui meil on vaja teisendada 1,4 grammi kuupsentimeetri kohta ühikusse kilogrammi kuupdetsimeetri kohta, siis see vastus on 1,4. Nüüd aga arvutusülesannete juurde. Mari soovis teada, mitu grammi naatriumhüdroksiidi on 500 kuupsentimeetris torusiilis, mis on 30% naatriumhüdroksiidi vesilahus. Areomeetriga mõõtis Mari lahuse tiheduseks 1,22 grammi kuupsentimeetri kohta. Meie paneme kõigepealt aga kirja andmed. Me teame seda, et torusiili on 500 kuupsentimeetrit ja kuna torusiil on lahus, siis me saamegi kirjutada, et ruumala ja see ruumala käib meil praegu lahuse kohta, seega märgime selle ilusti siia sulgudesse ära, on 500 kuupsentimeetrit. Veel teame me, et lahus on 30%, järelikult massiprotsent on võrdne 30%-ga ning samuti me teame lahuse tihedust ning selle saame märkida nii, et kirjutame tiheduse sümboli ja kuna tihedus oli jälle antud kogu lahuse jaoks, siis sulgudesse kirjutame lahus ning see on 1,22 grammi kuupsentimeetri kohta. Ning otsitavaks suuruseks on naatriumhüdroksiidi ehk siis ainemass. Järelikult kirjutamegi, et ainemass on võrdne küsimärgiga. Sa tead seda, et ainemassi saab leida seosest, mis ütles meile, et 100% vastab terviku ehk siis kogu lahuse mass ning massiprotsendile vastab ainemass. Siit peame me aga avaldama ainemassi. Selle jaoks korrutame omavahel need suurused, mis ei ole ainemassiga risti. Ehk siis me korrutame massiprotsendi ja kogu lahuse massi ning jagame suurusega, mis on ainemassile risti, ehk siis 100%-ga. Sa näed andmetes seda, et lahuse massiprotsent on sul olemas, aga kogu lahuse massi sul ei ole. Samas sul on olemas nii kogu lahuse ruumala kui ka tihedus ning sa tead seda, et tihedus on võrdne mass jagatud ruumalaga. Meil on vaja leida siit massi ja meil on vaja leida kogu lahuse massi. Selle jaoks tuleb meil korrutada lahuse tihedus lahuse ruumalaga. Ja kui sa vaatad oma andmeid, siis need mõlemad suurused on ilusti olemas. Järelikult teeme me tehte, kus me korrutame 1,22 grammi kuupsentimeetri kohta 500 kuupsentimeetriga. Sa näed seda, et kuupsentimeetrid taanduvad välja ning sa saad vastuseks 610 grammi. Seega saadki sa öelda, et kogu lahuse mass on 610 grammi. Ja nüüd saame me ilusti leida ka ainemassi. Selle jaoks tuleb meil 30% korrutada 610
grammiga ning jagada 100%-ga. Sa näed seda, et protsendid taanduvad välja ning sa saad vastuseks 183 grammi ehk Maril kasutuses olevas torusiilis on 183 grammi naatriumhüroksiidi. Kuna tegemist on lõppvastusega, oleks ilus talle ka 2 joont alla tõmmata. Kolmandas harjutusülesandes tuleb meil leida kaaliumkloriidi massiprotsent lahuses, mis sisaldab 15 grammi ainet ja 250 milliliitrit vett. Kõigepealt kirjutame välja andmed. Me teame seda, et laborant lahustas 15 grammi kaaliumkloriidi vees ja kuna kaaliumkloriid on aine, mida lahustati, siis me saamegi kirja panna, et ainemass on võrdne 15 grammiga. Veel teame me seda, et vett lisas ta ainele 250 milliliitrit ja kuna vesi on lahusti, siis me saamegi kirjutada siia, et lahusti ruumala on praegu 250 milliliitrit ja meie peame leidma massiprotsendi ehk siis P on meil antud hetkel otsitavaks suuruseks. Massiprotsenti saame me leida valemist, mis ütles meile seda, et massiprotsendi leidmise jaoks on meil vaja ainemass jagada terviku ehk siis kogu lahuse massiga ning see omakorda korrutada 100%-ga. Andmetest näed sa ilusti, et ainemass on sul olemas, aga kogu lahuse massi sul veel ei ole. Samas tead sa seda, et lahus koosneb ainest ja lahustist. Järelikult selle jaoks, et kogu lahuse massi leida, peame me ainemassi ja lahusti massi omavahel kokku liitma. Taaskord, kui sa vaatad andmeid, siis ainemass on sul olemas, aga lahusti massi sul ei ole. Lahusti kohta tead sa aga seda, mis on tema ruumala ning mass ja ruumala on seotud läbi tiheduse ja tihedus on meil võrdne mass jagatud ruumalaga. Siit avaldame nüüd massi ja massi lahusti ehk siis vee jaoks. Selle jaoks, et me leiaksime vee massi, on meil vaja vee tihedus ehk siis panemegi kirja, et lahusti tihedus korrutada lahusti ruumalaga. Lahusti ruumala on sul ilusti olemas ning kuna meil on tegemist veega, siis puhta vee tihedus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Kui sa vaatad nüüd aga ruumala, siis see on praegu sul 250 milliliitrit. Seega, kõigepealt peame me milliliitrit teisendama kuupsentimeetriteks ja kuna milliliiter ja kuupsentimeeter on samaväärsed ühikud, siis saadki sa öelda, et see on 250 kuupsentimeetrit. Seega lahusti massi leidmise jaoks tuleb meil 1 gramm kuupsentimeetri kohta korrutada 250 kuupsentimeetriga. Sa näed seda, et kuupsentimeetrid taanduvad välja ning lahusti massiks tuleb 250 grammi. Nüüd saame me aga juba kogu lahuse massi leida. Selle jaoks tuleb 15 grammi ja temale liita 250 grammi ehk siis ainemassile tuleb liita lahusti mass ja kogu lahuse massiks saad sa 265 grammi. Ja seda kasutame me nüüd ära, et leida lahuse massiprotsenti. Ehk siis me peame 15 grammi jagama 265 grammiga ja selle omakorda korrutama 100%-ga. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning sa saad selle tehte vastuseks ligikaudu 5,7%. Seega saadki sa öelda, et laborant valmistas umbes 5,7%-lise kaaliumkloriidi lahuse. Viimases harjutusülesandes tuleb meil leida, mitu liitrit vett peame lisama 30 grammile tahkele naatriumhüroksiidile selle jaoks, et saada 2%-line lahus. Kõigepealt kirjutame välja andmed. Me teame seda, et naatriumhüroksiidi on hetkel 30 grammi ehk siis ainemass, kuna naatriumhüroksiid on see aine, mida lahustatakse, on 30 grammi. Lisaks sellele teame me veel, et lahuse massiprotsent on 2% ehk siis P
on võrdne 2%-ga. Meie peame aga leidma, mitu liitrit vett tuleb naatriumhüdroksiidile lisada ja kuna vesi on lahusti, siis lahusti ruumala on praegu meil otsitavaks suuruseks. Lahusti ruumala saame me leida tiheduse valemist ja tiheduse valem ütles meile, et tihedus on võrdne mass jagatud ruumalaga. Siit avaldame ilusti nüüd lahusti ruumala ning selle jaoks, et ruumala leida, peame me massi ja praegu siis lahusti massi jagama lahusti tihedusega. Kuna lahustiks on meil vesi, siis puhta vee tihedus on kindel suurus ning see on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Aga lahusti massi sul praegu ei ole. Samas tead sa seda, et lahusti on üks komponent kogu lahusest ja veel tead sa seda, et me saame leida lahuse massi, kui me aine massi ja lahusti massi omavahel kokku liidame. Siit tuleb meil nüüd avaldada lahusti mass ja lahusti massi leidmise jaoks peame me tervikust ehk siis kogu lahuse massist lahutama aine massi. Andmeid vaadates näed sa seda, et aine mass on sul ilusti olemas, aga kogu lahuse massi ei ole. Lisaks aine massile on sul olemas ka massiprotsent ja sina tead seda, et 100% vastab kogu lahuse mass ning massiprotsendile vastab aine mass. Ja nüüd siit saame me ilusti avaldada kogu lahuse massi. Selle jaoks peame me 100% korrutama aine massiga ja jagama massiprotsendiga ja kõik need suurused on meil olemas, seega saamegi teha tehte, kus me 100% korrutame 30 grammiga ja jagame selle omakorda 2%-ga. Sa näed seda, et protsendid taanduvad välja ja sa saad kogu lahuse massiks 1500 grammi. Siit edasi saame me leida lahusti massi. Selle jaoks tuleb meil 1500 grammist lahutada ainemass ehk siis 30 grammi ja me saamegi teada, et lahusti mass on 1470 grammi ja seda omakorda saame me ilusti ära kasutada nüüd ruumala leidmisel. Ehk siis selle jaoks, et leida lahusti ruumala, tuleb meil 1470 grammi jagada vee tihedusega, milleks on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning sa saad vastuseks 1470 kuupsentimeetrit. See ülesanne soovis aga teada, mitu liitrit vett tuleb lisada ning sina tead seda, et 1 kuupdetsimeetrile vastab 1000 kuupsentimeetrit. Järelikult 1470 kuupsentimeetrit on sama, mis 1,47 kuupdetsimeetrit ning kuna liiter ja kuupdetsimeeter on samaväärsed ühikud, saad sa öelda, et see on 1,47 liitrit. Järelikult tuleb sellele naatriumhüdroksiidile lisada 1,47 liitrit vett. Ma loodan, et 8. klassis õpitud lahuse massiprotsendi ja tihedusega seotud arvutusülesanded tulid sul ilusti meelde ning lahuste protsendilise koostise arvutamine sai ka selgeks.